pääsnud plaaniliste küsimuste juurde turvalisusega laiemalt, teil oli endal mure edastada selle teema. Mis see peamine fookus on? Noh, ma ütlen, et siin on ju tegelikult palju neid alateemasid selle turvalisuse seisukoha või turvalisuse teemast üldse rääkides, et kui me hakkame nüüd tagantpoolt ettepoole kruvima seda teemat, siis või noh, lähitulevikust tahapoole, siis me kõik teame, et alles oli siin osalemas 2 tulekahjut ja tegemist oli siis süütamisega. Et loomulikult tänu Jumalale see inimene tabati, ma vähemalt eeldan, et see inimene tabati, kes selles süüdi oli, kuigi ma kuulsin hiljem, et ta lasti 24 tunni pärast vabadusse, meil endiselt ei ole kindlustunnet, et millal tuli räästusse ei panda. Aga siin on olnud neid muid juhtumeid veel, kus Vasalemma valla teiselt korruselt seif ära varastati või kus ka ajakirjanduse seltsile kuuluvad kuuseplatsi on mitu korda, päris vandaalid on seal selle segamini sõtkunud ja kui me helistame politseile, siis politsei ei tule välja ja hiljem saame veel noomida, et miks me helistasime üldse ja neid tähtsate asjatoimetuste juures segasime. Ehk et tegelikult ma arvan, et kuigi mitmed inimesed on olnud pessimistlikud, et kui Vasalemma vallas kõikides alevikus Ämaris unnus Vasalemmas kurseeris öösiti patrullauto mitu korda öö jooksul siis ja peatus ka teatud strateegilistes kohtades, mis oli turvafirmaga kokku lepitud. Et ikkagi olid need asjad natukene rohkem kontrolli all ja tegemist oli preventatiivse tegevusega, et kui ikkagi sa näed, et patrullauto võib vähemalt läbi sõita, et siis ma ei lähe päris akent sisse viskama, tänavalgustust sisse viskama või ma ei tea, lasteaia postkasti lõhkuma. No korra vabandanud kohe, mis patrulli, mis firma see oli, mis ajal see oli? See oli T4S, eks ole, ja ta oli õhtusel ajal, sa mõtled nüüd, mis kellaaeg? Ma mõtlen aega, mingi aastat, 2008. Ta oli 2007 vist juba. Marta aitab meelde tuletada, et kas 2007-2008 sai nii-öelda katseliselt alustatud selle tegevuse 2008-2009 ta kindlasti kurseeris ja ma ei teagi, mis ajal siis otsustati see leping lõpetada. Ma saan aru, et oli majanduslikult rasked ajad ja ilmselt seda raha, mis turvafirma siis patrullauto peale kulus, et seda oli vaja ilmselt teistesse objektidesse panna. Aga tänasel hetkel, kus me ikkagi natukene hakkame posuma sellest tohutust kriisist, võiks uuesti kaaluda, et elanikest turvatunnet sellega suurendada. Ja teine asi, mis haakub on koostöö politseiga, et omal ajal siin, ma mäletan, kas oli ka 2008 või 2009 sai politseile, meie kohalikule konstaabli punktile üle antud valla poolt kiiruse